Täna on siis reede ja täna on see esimene päev, kus Pro-klassid teevad oma esimese stardi. Siis Pro-moodid, Pro-stockid, top-fuelid, top-metanoolid, tracksterid. Aga hommikul ennem 11 lubatakse siis SM-klassid peale ja meil õnnestub üks ajasõit veel teha ja mõtlesime, et lähme teeme, et vaatame, kas see 7-5 püsib. Praegu ma vaatan mu selja taga, poisid valmistavad auto ette, et õlid soojaks, rehvirõhud paika, viilipaari kõrgused paika, vedrustus, kütus sisse ja paneme auto käima, et vaatame, kuidas täna hommik on kõik korras. Ma arvan, et on. Panen kinni või? Ja kui hommikune proovikäivitamine tehtud, siis sai jälle paak kütust täis valatud, sest tegelikult kulub selle külma mootori soojendamiseks päris palju kütust. Esimene käivitus tehtud ja kõik on tipp-top. Et nüüd vaatame siin varjud kokku. Ma pean ennast ka riide panema, et see ei ole mingisugune lihtne, et nende riiete selgapanek on ikka selline veerandtunnine protsess, et kui nagu tahad korralikult panna, aga ma vaatan, mu eilsed sokid on juba ära kuivanud, et ma panen nüüd jalga. Õnneks loodame, et need väga jäigad ei ole. Aga me tulekindel ülikond tahaks küll juba pesta, sest et siin kui on õues ikka 30 kraadi ja sa paned selle pufaika selge, siis ta läheb hetkega märjaks. Täna õhtu peame selle vähe pesema. Ja need siin olid meie uued naabrid, Soome Pro-moodi tiim. Sama meeskond oli kohal ka eelmise nädala võistlusel, mis lõppes küll nende jaoks natuke kurvalt, sest auto rammis seina, kuid nüüd nad olid tagasi mõned päevad hiljem. Ja selle mõne päevaga oli hallist autost saanud valge auto. Ja soomlaste telgi tagant algasid juba top-fueli autode boksid. Ja nemad siis valitsesid sellest, et saaks ka boksis olles klappe pähe toppida. Ja et õhus oleks piisavalt nitrametaani hõngu. Samal ajal tegelesid aga audiogurmaanidest osavnäpud Margus ja Karol sellega, et ehitasid ühe kõlari. Summerspace Special Speaker Original. Popwoofer. Ja juba saigi Viljar kutse starti tulla. Ja viimaks tuligi see kaua oodatud 750 aeg. Peale Villari sõitu tuli vasakule rajale Pasi Ahonen, kes oli ka sõitnud mõned päris ilusad ajad. Ja nüüd juhtuski nii, et Pasi sõitis välja kiirema aja kui Viljar. Ja aegade vahe oli neil kõigest 3 sekundi tuhandikku. Kuule, kas see sõitis 7-5? Nii kõva, et meil on teised asjad. See on ülikõva. Jaa, see on nii kõva. 7-5-0-9 oli meil. Ahonen pani meist paar tuhandikku. Jaa, ongi hea, sellepärast, et ma räägin sulle. Tead, miks on hea teine olla või? Sellepärast, et Pro Triiga või selle Pro Puuga 16 eliminaatoriga 2
esimest omavahel kokku ei saa, aga Viklund on 3. ja see läheb esimese vennaga kokku. Ja me satume puus sellisesse soodsasse kohta, kus 7-8 on kõige kiire. Ülikõva. Peaks on natuke vina vist. Keerasime jälle õiget nuppu. Võta pigiseks kohe. Vaata Eesti rahvas. Tulevad mingisugused mehed maalt ja lammutavad selle Soome sellise turvalise kiirenduskeskkonna täiesti tükkideks. 303,5 lõpukiirus. No see läheb pidis. Inertsiga. Aga näed, piust, siin on kõige suurem piustusset. No turbo ei tooda enam siin. Jah, ja 11,5, nii et 60%. 70% on piustusset. Käiguvahetus oli tipptoppe. Jah, mis ta siit ülevalt tuleb, kes vaatab see kõrgem koha. Ja siis alustasid ajasõitudega pro-klassid ja ka seal sai näha väga erinevaid tulemusi. Aga seda sõitu vaadates ma tahaksin näha küll inimest, kes ütleb, et drag racing on ainult iga otse sõitmine. Ja nüüd jõudis sõidujärg Fast Freddy kätte, kes oma 66. aasta Chevy pick-upiga teeb tavaliselt parisemeetriseid burnout'e. Lisaks on ka päris muljetavaldav kiirus, millega Freddy tagasi starti tagurdab. Käisime vaatamas vahepeal pro-klassi, et pro-moodid, pro-stockid, top-fuelid ja top-metanoolid ja fanikaarid on kõik nüüdseks sõitnud, mis oli tegelikult omaette vaatamisväärsust, et ega me väga tihti ise võistlust ei näe. Siis täna just nende päev ongi ja nüüd me tegelikult jooksvalt otsustasime ringi, et lähme proovime, nüüd siin ütleme poole tunni pärast proovime, teeme ühe stardi veel. Ja mitte sellepärast, et me ise tahaksime midagi väga näha ja teada, et kas me oleme kiired, seda me teame juba, aga väga palju eestlasi on tulnud siia meile kaasa elama ja oleks nagu narr neid jätta pika ninaga, et lähme näitame neile, kuidas see auto siis tegelikult sõidab, sest et Eesti fänn on näinud ainult neid pisikesi timeslippe ja ütleme minu Facebooki ja foorumite postitusi, siis nüüd me saame näidata seda laivis. Ma arvan, et see on nad on selle ära teeninud. Õpetasime ühele Soome skruule selgeks eesti keele, räägi nüüd. Veel on aega. Natuke on aega, jah? Jah, praegu oleme tsiksid alles peal ja siis tuleb spett ja siis tuleb teie. Kuidas te enne line-upi jõudsite, sellepärast, et seal käigu pealt muudeti midagi ümber? Et ma küsin 3 korda üle, mulle öeldi, et ei, et kõik, et auto tuleb peale prood.
vaatan tribiini peal, et oi, auto tuleb peale. No me jõudsime. Siis on hästi. Me olime suhteliselt eesotsas ja ma tegin sellise tuletõrjue riidepaneku. Hüppasin sinna pükstesse ja ka nende jalanõude panek on suhteliselt keeruline, sest et sul jalad ei lähe konksu. Aga muidu on äge. Nüüd sa ütlesid, et on aega, vaata, kohe tuleb see onu ütleb. Ja. Ja järsku seisid meie telgi ees kaamera ja mikrofonidega inimesed. Nagu selgus, olid nad tulnud Villerit intervjuud võtma ja telekanaliks oli Soome MTV3, kes läbi hooaja tegi igast võistlusest kokkuvõtte. Se on alkanut loistavasti. Minkälaisella tunnelmalla nyt seuraavan kisan? No, ihan hyvin. Koko tiimi on tyytyväinen, että se on mennyt niin hyvin, että ei ole mitään ongelmia ja vauhtia riittää. Kyllä voimme riittää myös, mutta katsotaan. Teemme nyt vähän lisää yksi lähtö ja sitten katso, että fännit näkevät, miten meille menee. Ja kohe peale intervjuu andmist pidigi Viller kibekiirelt sõiduülikonna selga tõmbama ja hakkama stardi poole liikuma. Käisimegi vaatamas, mis siis õhtu toob, et kas on mingeid muutusi. No ikka täpselt samamoodi. Seal ei muutu mitte midagi, auto on korras ja sõidab suht stabiilselt. Meie eesmärk oli fännidele näidata, et ta ka sõidab, et mitte ainult paberi peal. Ja ma arvan, et me saime väga hästi hakkama, kui nad tulevad varsti siia telki luurama, siis ma kuulen seda otsest tagasisidet, aga sõit oli ju ilus. Viili ilus, start ilus, lõppkiirus ilus. Aga käiguvahetusel läks piiresse, tead seda või? No, kohe vaatan. Tegid ta-ta-ta? Ma vaatan seda käiguvahetus kohe. 7, näe, läkski. Hakkas õrnalt. Nibin navi, tegid ta-ta? Ja sellega saidki reedesed sõidud Villeri jaoks sõidetud ja võisime minna rahulikult raja äärde Top Fuel Tracksterite sõitena.
ongi laupäev hommik ja ajasõitude siis 3. päev. Tegin siis silmad lahti hommiku, kuulen mingi jube kolin käib ja kõva kisa, et jooksin välja vaatan, ohoo, auto on juba pukkide peal, üks mees roogib kummi. Rattakoobastest tuleb kilode viisi rehvi. See on vaja kõik tegelikult sealt alt kätte saada, see on ju lisakaal, mida kaasas tassida. Siis käib sama töö nagu tookord ja kui sa sõidad alkoholi kütusega, siis õli näeb alati selline välja, kui sa lõpetad võistluse. Tuleb ära vahetada, see mingit varianti pole. Mida me nagu tegelikult eile õhtul juba plaanisime. Et me keerame 4 link vedrustuse vardaid ja ajame jõupunkti natukene teise kohta, et oleks tagasillale veidi leebem, sest et praegu oli selle võimsuse juures iga start oli amordid peaaegu põhjas, et tekitada seda või ütleme siis suurendada auto reaktsiooni stardis ja et ta nii palju vajuks, siis alumist varrast siis tagant otsustasime natuke üles poole ja see peaks ta nagu oluliselt selliseks kiiremaks ja kiiremini reageerimaks tegema. Nüüd läheme keedame kohvi ja siis ajame endal silmad sirgu, et saaks varsti starti minna. Niimoodi mootori starteriga ringi ajadesse välja pumbata vana, valgeks läinud mootorili. Ja see suur hunnik sulanud kummi oli kogunenud vasakpoolsesse rattakoopasse. Tuli üks tiimimees siia, ütles, et kell 9 on koosolek, et ma arvan, et siin on meestel plaan midagi ajakavas muuta, sest et see ilm on selline, et siin võib pilvest tulla vähe vetne. Vaatame, mis nad räägivad. Okay, I'm gonna have it in English first and then we're gonna have it in Finnish. Eli ekaksi englanniksi sitten suomeksi hetken päästä. I got a phone call yesterday from the local authorities about the storm warning. The forecast company has issued an official storm warning into this area. We are expecting to have a thunderstorm at 5 p.m. here. So be prepared that there's going to be a lot of water coming down and heavy winds. Secure your tents, secure everything at the pits, put everything inside if possible. Käisime praegu koosolekul ja ma mõtlesin üldse räägitas mingist muust asjast, et tuleb natuke vihma või et lükkame edasi, teeme kvalifikatsioonid kohe ära. Aga tead, mida räägiti? Uskumatu. Mees ütles, et ta sai ametliku ilmateate, ütleme siis, ma ei tea, mis organisatsioon seda korraldab, aga ta sai ametliku hoiatus, et sellesse piirkonda saabub täna õhtul 5 ja 9 vahel suur äikesetorm ja ta palus olla nagu väga-väga ettevaatlik. Kõik, mis saab kuhugi sisse viia sisse, kõik, mis saab kinni panna, elektrid välja lülitada ja ütleme siis, peakohtunik oli tegelikult nii mures, et ta pole mitte kunagi saanud võistluste ajal sellist hoiatust, et siin võib minna nagu inimestele juba ohtlikuks ja kuna selles piirkonnas siin Soomes on väga palju erinevaid võistlusi ja üritusi, siis kiirabi ja abi ei pruugi nagu ruttu siia jõuda, kui midagi juhtub, et eks me siis peame ka tõsiselt võtma seda hoiatust. Aga vaatamata murelikuks tegevatele uudistele jätkasime iga hommikuste toimetustega. Proovi käivitamine, Transbreaki test ja siis muidugi ka pilk logifailidele, et ikka tehnikaga kõik korras oleks. Viller aga tundus siiski natuke mureliku olekuga. Keskendunud. Iga hommiku niimoodi. Lähed sarti, rahuneb maha. Sa kujuta ette, kui sa pead hakkama 0,0 reaktsioone võtma ja sõitma autos, mis on nagu pomm, iga hetk võib sul käest ära minna. See ei ole nii lihtne, kui teil mõned arvavad, et see nagu on. 400 meetrit, 300 kilomeetrit tunnis selle ajaga sisse saada autoga, mis on raske, nagu tänava auto põhimõtteliselt suur ja rehvid on nii suured ja ilma külgseinata. See on päris äge. Vahepeal see üles otsitud ka selle võistluse kõige suurema töömahuga mootor. Nagu selgus, siis oli see autoklassis sõitval Joakim Viklundi Mustangil. Mootori töömahuks oli 814 kuuptolli, mis euroopalikemas mõõtühikutes on 13,3 liitrit. Lisaks lähetati sinna peale veel nitro. Heaks võrduseks sinna kõrval on Villeri mootori 3,7 liitrine töömaht.
mõnesse pro-klassi boksi pääses isegi päris ligidale vaatama, et millega meeskond tegeleb suitude vahelisel ajal. Ning enamasti valitses tiimi telkides piinlik puhtus ja kord. Aga siiski oli näha ka mõnda sellist tiimi, kelle jaoks boksialas valitsev kord nii oluline ei paistnud olevat. Ja oli siis juhus või mitte, aga see tiim oli seekord ka oma klassi kõige aeglasem. Ja nüüd raja äärde tagasi. Äsja olid oma sõiduvõru lõpetanud enamus pro-klasse ja algamas olid kõige kiiremad ehk Top Fuel tracksterite stardid. Ja selleks, et libe poleks, pihustati raja peale ka värske kiht spetsiaalselt rajaliimi. Peale pikka ootamist sai ka Viljar lõpuks loa starti tulla. Aga kahjuks ei läinud asjad päris nii, nagu oleks võinud. Teist korda läheb juba see start nihu, et hakkame minema ja hakkab vihma sadama, et siin on mingi karmavõlg on kellegil. Aga ei ole hullu, küll ta ära kuivab. Ma võtan kiivri ära. Seega ei jäänudki meil muud üle, kui lihtsalt oodata ja loota, et rada ära kuivaks. Ja raja kuivamisele prooviti kaasa aidata natukene ka tänavakoristusautoga. Aga karm reaalsus oli see, et hakkas hoopis veel rohkem sadama. Ja, pikalt mitte, jah? Viljar hakkas kartma. Just, vihma. Käib kõige kiiremini kohe seda katte Reemis saab üle rokki. Ajab ikka närvi küll. Aga Viljaril lohutuseks ilmus varsti välja kuskilt seltskond ilusaid tüdrukuid, kes kõik tahtsid Viljariga koos pilti teha. Ja juhtuski nii, et vihm Outlaw klassile armu ei andnud ja auto tuli boksi tagasi lükata ning jääda uut sõiduringi ootama. Anname juurde, nii palju kui saab. Nagu ilmateada ütles, et hakkab väikese torm tuleb, et väga tõsine, et me paneme nagu kõik nurgad nii kinni, kui saab panna. Me oleme näinud sellist tormi, kus telk jääb üle bussi, nii et seda. Võõras telk ka veel pärast lendab kellegile veel piir. Siin on nurka palju naha. Ma ei tea, kuidas ta mis kõige parem on, see igal juhul üles nüüd ei tõuse. Ja kui telk oli ilusti tormi vastu ära kinnustatud, siis olid alanud jälle Top Fueli ringid ja loomulikult me läksime tribüünidele.